ning kasvatab endale lambakarja, kes oma peaga mõtlema ei pea. Üks laiem pikemaajalisel eesmärk on ikkagi seesamane meie rahva ellujäämine. Ütleme, pärnulastena, kuidas me siin koha peal üldse ellu jääme? See ei ole ebareaalne tänases seisus, kui juba näha on, et kogu Eesti maade kohta sünnib eesti keelt kõnelevaid 4000 last praegu. Et millest me siin praegu räägime, et siin ongi praegu täiesti kõik saavad aru, et me oleme tegelikult täiesti häviku teel, loodus hävib, kõik hävib siin igapäevne ümber. Ja mis me siis teha saame? Meie osalemine, õiguste tunnustamine ja väärikas kaasamine on lahutamatuks osaks Eesti Vabariigi jätkusuutlikust ja legitiimsest tulevikust. Ja sellega oli siis lugu nii, et need samad iseseisvuse ideed ja see ideoloogia, millest meie praegu siin kõneleme, miks põlisrahvas olemine või mitte ja kuidas edasi ja kuidas me olukorda kirjeldame ja millist tulevikku me ette näeme, siis tol ajal oli see ideoloogia oli olemas, et taastame enne sõjaaegse Eesti Vabariigi, idealiseerida seda ja rahvas nagu lihtsalt mõistab seda kõike. Aga nüüd siis seesama õigusjärgsuse küsimus ja paralleel tänase päeva. Kui tol ajal suudeti siis käivitada valveorganisatsiooni poolt, siis kodanike komiteede liikumine, kus siis moodustati peakomitee ja selle peakomitee eelane ajutine side toimub, mis siis kutsus üles moodustama üle maa kodanike komiteesid kihelkonnid, kes siis asusid registreerima õigusjärgset kodanikke. Ja seda sama materjali ma olen, nagu ma viitasin, kas siis kasutasin selleks, et seda registreerimisprotsessi kuidagi pidi mõistuspäraselt koordineerida, asju teha. See on erakooli seaduse eraldi ja see annab natukene teatud vabadusi asju. Näiteks praegu, kui riik on võtnud eesmärgiks, et kogu gümnaasiumi haridus peaks olema riigi käes. Ehk tegelikkuses keegi otse kinni ei saa panna ühtegi kohaliku omavalitsuse gümnaasiumites. Aga nad teevad kõik selleks, et need kinni pandaks. Oleksid riigi gümnaasiumid ja riigile kuuluvad ametikoolid. Erakoolidele nad seda teha ei saa. Nad saavad seda ainult mõjutada siis rahaga. Oleme siis täna siin Paides Vallitornis ühe asjaliku põlisrahvaste koostöökogu koosoleku jälle seljatanud. Et täna oli meil siis külalisesinejaks Paul Priks, Rakvere Waldorf kooli direktor, et millised või kuidas kommenteeriksid seda haridusteemat, mis tõusis esile? Haridus on tegelikult tänasel päeval väga kriitiline, seda mitmel põhjusel, et esiteks on koolide sulgemine probleemiks, koolide sulgemine suretub maaelu välja. Haridusmaastiku probleemiks on meil ülepaisutatud programmõpe ja see ei vasta meie laste arengulistele vajadustele. Ja viimase 2 aasta jooksul tehtud muudatused haridusvaldkonnas on siis meie olukorda veel oluliselt raskendanud ja me ei ole sellega nõus. Põlisrahva koostöökogu ühine seisukoht on see, et bürokraatia nõuete mitmekordistamise asemel on meil vaja seda oluliselt vähendada. No üks kindlasti põlisrahva vaatevinklist väikekoolid peaksid säilima, maakoolid, kogukonnakoolid või siis laiemalt võttes kihelkonnakoolid. Et praegusel hetkel on ju see, et raha juhib haridust, tegelikult haridus peaks olema sellist päevapoliitilisest ja raha maagiast, numbrimaagiast nagu kõrgemal. Et koolide autonoomia, pedagoogide autonoomia nii õppekava kui sisustamisel ja selle edastamisel peab olema suurem ning valikainete osakaal samuti. Et praegu on meil kohustuslikus korras näiteks gümnaasiumiastmes nii palju materjali, et me õpetame küll teadmisi, aga meil koolidel puudub sisuline võimalus õpetada võrdväärselt seda, kuidas neid teadmisi rakendada. Kuna raha kujundab haridust, siis tihtilugu on selline nagu arusaam, et selleks, et kooli pidada, selleks peab väga palju raha olema, mis osaliselt on tõene, aga tegelikult kui vaadata nagu asjadel rahulikult, siis võib ühte kooli pidada ka ideaaltingimustes 1-2 õpetajaga.
noh, selles koolis saaks olla siis umbes 20 õpilast, et see on asi, millest vaadatakse mööda ja see tuleks tuua rohkem fookusesse, et mitte lähtuda lihtsalt Exceli tabelist. Nii et tulevikus jääb oodata siis põlisrahvaste koole Eestimaadel ja kihelkondadesse. No loodame ja selleks muidugi on vaja, et inimesed tuleksid tagasi maale.